Tere, head vaatajad ja kuulajad! Täna on juba 21. mai. Vaatame, mis on täna viljaturul uudist. Alustamegi tänast saadet kõigepealt nisust. Nisu motiiv on nüüd siin paaril viimasel päeval natukene üles läinud ja kui me saadet salvestame, siis hetkel turg veel ei ole lahti. Ja viimati, kui nisu motiiv sulgus, siis detsembri tase oli isegi 219 ja see on ka turuosalisi üllatanud. Et miks siis viimastel päevadel on turg natukene üles läinud, on seda paaril põhjusel. Nimelt ikkagi ilma uudised on praegu number 1 teema globaalselt ja vaadatakse, mis kus juhtub. Ja kui me üldiselt näeme pilti, et peamistes nisu kasvatuspiirkondades on üldpilt hea, siis kui kusagil mingi väike uudisenupp tuleb, siis selle peale ta ka turg koheselt reageerib. Et viimased infod räägivad seda, et näiteks USA's talinisude olukord on halvenenud 2% punkti võrra, 52% siis talinisudest USA's on heas või väga heas olukorras, võrreldes eelmise aastaga on see protsent palju kõrgem, aga turg koheselt võttis selle kui negatiivse uudisena, sest midagi ei ole tükk aega ju juhtunud. Samal ajal on USA's Kansase piirkond saanud piisavalt vihma ja niiskust on mullas piisavalt. Kui me vaatame nüüd siia lähinaabri juurde, siis Venemaal on olnud ka ilmastik väga okei, kuid viimasel päevadel näiteks Rostovi piirkonnast tuli info, et seal on olnud siis tugevad külmakahjustused ja on väga kuiv, mistõttu taotletakse siis ka toetusi valitsuselt, et kohalikke põllumehi toetada. Et sellised uudised, nupud muidugi turgu koheselt mõjutavad, et kui me vaatame näiteks ka Venemaa suurt hektarite arvu, siis ühes piirkonnas selline negatiivne info on lokaalne ja see ei pruugi suurt pilti ikkagi mõjutada. Ka täna prognoositakse siiski Venemaalt erinevatel andmetel 5–8 miljonit tonni rohkem nisu kui eelmisel aastal ja see näitab seda tegelikult, et rohkem tuleb toodangut kui nõudlus täna on. Et kui nõudlusest rääkida, siis viimased nädalad on olnud tegelikult väga tagasihoidlikud ja nõudlus on äärmiselt madal. Suurostjad ikkagi ostavad siis, kui hind on piisav või siis, kui tõesti laod on juba tühjad. Viimastel päevadel on siiski olnud 2 suuremat ostu, nimelt Alžeeria ostis siin nisu ja ka Saudi Araabia, kes ostis lausa üle 600 000 tonni nisu. Ja see muidugi ka turul oli väga oluline, sest saadi jälle nii-öelda kaupa liikuma. Lisaks ilmale ongi tegelikult nõudlus teine suur teema, sest nisu prognoositakse sellel aastal tunduvalt rohkem kui eelmisel aastal. Ka viimane USDA raport prognoosib globaalselt 10 miljonit tonni rohkem nisu kui eelmisel aastal ja eelkõige tulebki see just meil siit Euroopast. Euroopast prognoositakse tänase seisuga selline ümmarguselt 140 miljoni tonni juures nisu. Erinevatel andmetel võib see kõikuda, mis tähendabki tegelikult, et Euroopas, kui me kõik õnnestume, siis Euroopa peabki rohkem eksportima. Samal ajal aga, kui me vaatame, mis teeb USA dollar ja eurokurss, siis see on Euroopa eksportijatele negatiivse mõjuga, sest euro on täna tugev ja USA dollar nõrk. Ja me oleme sellepärast ka väga raskes seisus siin Euroopas, kuna me peame konkureerima nii-öelda teiste eksportijatega. Ja tänasel seisul, kui on USA dollar nõrk, siis kõige odavam nisu täna globaalselt on USA nisu. Ja see kalkuleerib ka teistesse piirkondadesse ja USA saabki eksportida näiteks ka Aafrikasse, mida ei ole ka mitmel aastal enam juhtuda saanud, sest USA nisu on olnud ka varem palju kallim kui tänases seisus. Kui vaadata üldse, kuidas eksportivates riikides praegu prognoositakse nisu saaki, siis nähaksegi kokku kuskil selline pluss 10 miljonit tonni ja see nisu peabki leidma siis ka kodu eeloleval hooajal. Aga kui palju räägitakse ikkagi Euroopa suurest nisusaagist, siis väga oluline on ikkagi, kuidas ka ilm on meie piirkonnas. Et kui vaatame Euroopa ilmakaarte, siis tegelikult on saanud nüüd peamised piirkonnad vihma, kuid ikkagi tuleb siit ja sealt info, et nii Prantsusmaal kui ka Saksamaal on piirkondi, kus on natukene kuivavõitu.
ja kui vaadata, kuidas Prantsuse nisu seis on, siis 73% talinisudest on seal heas või väga heas olukorras ja see tähendab, et 1% punkti võrra on nende seisukord halvenenud, kuid suures pildis on ikkagi olukord palju parem kui eelmisel aastal. Nüüd kokkuvõttes nisu osas saame öelda, et üldiselt on nisu hind languses. Prognoos uue hooaja saagile globaalselt on +10 miljonit tonni ja see on langust ennustatav, kuid samal ajal on ikkagi ilm väga oluline faktor, kuidas meil siin läheb veel mai lõpp ja terve juunikuu kõige olulisemates nisupiirkondades. Ja lisan siia juurde veel ka väga olulise infokillu, just mis tuli ka Hiinast, eelmises saates ka seda rääkisin natuke, et Hiinas, kus kasvatatakse ka kuskil 140 miljonit tonni nisu, ka seal on kuiv ja kardetakse, et seal kohalik saak võib jääda ka madalamaks. Samal ajal tegelikult Hiina võimud väga panustavad ja nii-öelda populariseerivad ka nisu kasvatust, et kohalikult võimalikult palju siis saaki saaks. Kokkuvõttes saame nisu kohta öelda, et turg on üldjuhul langustrendis, vahepeal tekivad ilmast tingitud hüpped ja kuna saaki prognoositakse eeloleval hooajaks palju, siis see peab leidma kodu ja eelkõige on nii-öelda võtmeküsimuseks siis nõudlus. Kui vaadata fonde, siis fondide tegevus on praegu situatsioonis, kus nad on müünud rekordiliselt positsioone ja kui nüüd ilmaga peakski kusagil ikkagi palju viltu minema, siis muidugi fondid tahavad ju kiiresti positsioonid kinni panna ja see viib ka turu kiiresse tõusu. See võib juhtuda ajutiselt ja kiiresti. Kui vaadata maisi, siis USD raport prognoosib ka siin rekordilist saaki 43 miljonit tonni rohkem võrreldes siis eelmise aastaga. Kõige suurem piirkond maisi tootmisel on siis USA ja seal teeb praegu külv ja 78% maisist on seal hetkel külvatud. Siiani on ilmastik olnud hea, niiskust on olnud piisavalt ja nüüd on tulnud ka nii-öelda olulistest piirkondadest vihma, mis võib-olla natukene aeglustab nüüd külvi lõppu, kuid praegu nähakse ikkagi ja prognoositakse ka globaalset väga võimast saaki. Kuigi prognoositakse kõrget maisitoodangut globaalselt, siis ka nõudlus on maisil kõrge, kuna lihtsalt mais kalkuleerib ka paremini kui nisu. Ja arvestades, et nõudlus on hea, siis laoseisud jäävad võib-olla oodatust natukene madalamad, kuid samal ajal ikkagi tunduvalt kõrgemad kui eelmisel aastal. Nii et ka maisi pilt on täna langust näitav ja kui me vaatame ka, kuidas on fondide positsioonid muutunud, kui mingi aeg fondid olid nii-öelda pikas positsioonis ja võib-olla prognoosisid mõneti tõusu, siis täna on ka fondid muutnud oma meelsust ja müünud ka siis maisi osas futuure, ehk ka fondid prognoosivad siis langustrendi. Kui vaadata nüüd, mis meil siin kohalikul turul toimub, siis meil on ka siin ees ootamas tegelikult veel järgnevad hea mitu kuud, enne kui uus saak kohale jõuab. Praegu ikkagi kohalikul turul kaubeldakse vanamaisiga ja vanamaisi saagihinnad jäävad siin 250–260 euro juurde meil siin Eestis ja kaugemaid hinnatasemeid praegu on väga raske prognoosida, kuidas meil siin lähiajal logistika saab olema. Täna saame öelda, et vanasaagi maisi on ikkagi limiteeritult ja meid mõjutavad eelkõige siis logistikakulud, kust kohast meil siis mais ja kohale tuuakse. Viimasena vaatame, kuidas on soja hinnad liikunud. USD raport prognoosib uueks hooajaks 6 miljonit tonni soja rohkem kui eelmisel aastal. Tänaseks on kõige suurem sojatootja Brasiilia oma koristuse lõpetanud ja prognoositakse sealt siis kokkuvõtteks 175 miljonit tonni soja, mis on siis eelmise aastaga võrreldes tunduvalt rohkem. USA samal ajal on praegu külvamas soja ja kuskil 66% on juba tehtud. Peale USD raportit aga turgu üllatas nimelt väiksemad laoseisud kui oodati, mistõttu ka soja hinnad natukene ka turgudele üles läksid. Kui me vaatame, mis meil siin Eestis on juhtunud, siis hinnad on natukene alla tulnud, kuid seda kõikumist siin ka viimastel päevadel on olnud. Soja hindasi ikkagi prognoositakse praegu pigem suunas külgjoonelises liikumises ja võib-olla ka kohati väikses tõusus. Kõik oleneb tegelikult ka, kuidas lähevad USA ja Hiina läbirääkimised,
sest USA on peamine eksportöör siis Hiinasse, et oma soja müüa. Sojafutuuride mõningane tõus mõjutas ka rapsi hinna liikumist ja rapsifutuurid on üles läinud ka ja me täna kaupleme siin 490 euro juures novembri matifist. Rapsi prognoositakse globaalselt USDA raporti kohaselt üle 4 miljoni tonni rohkem kui eelmisel aastal ja sellest Euroopast tuleb üle 2 miljoni tonni. Euroopa kogu rapsi prognoos on 19 miljonit tonni ja täna me näeme, et rapsi hinnad võivadki jääda siia kõikuma 450 ja 500 euro vahele. Oluline on, et kuidas ikkagi õnnestub Saksamaa, kes on väga suur rapsitootja, aga ka Rumeenia ja Bulgaaria, kus täna on natukene kuivem, kui võib-olla turg tahaks. Lõppkokkuvõttes saame öelda, et tänaseid hinnaliikumisi mõjutab eelkõige ilm ja sellest johtuvalt siis fondide tegevused, mis võivad viia hinnad kiiresse liikumisse, milleks peab põllumees valmis olema. Lisaks sellele loomulikult ka poliitilised uudised ja euro-dollari kurss. Uued uudised juba järgmises saates. Kohtumiseni!